Täna peame Päästeameti kolleegidele olema toeks nende kaotuses. Meie seast on lahkunud päästeametnik Vastseliina komando meeskonnavanem Madis Soesoo. Tema elutee katkes ootamatult. Täna mõtleme kurbusega selle kibeda kaotuse peale ja palume, et Issand annaks talle igavese valguse, hoiaks tema lähedasi ja kolleege. On kahetised tunded. Ühest küljest loomulikult on suur rõõm, et need, ma julgeks isegi öelda aastakümned, kestnud ootused on läbi ja Võrru on valminud uus normaalne pääste- ja politsei ühishoone. Teisest küljest loomulikult ei saa me täna üle ka ümber sellest, et üks päästja on meie hulgast lahkunud ja minu sügav ja siiras kaastunne Madis Soesoo lähedastele, Vastseliina komando meestele ja kõigile, kes Madis Soesood tundsid. Selle maja puhul saab öelda, et ühe kodu on leidnud inimesed, kes teenivad Eesti rahvast. Eesti rahva teenimine ei ole midagi sellist, mis tuleb kuidagi sunniviisiliselt. Eesti rahva teenimine saab tulla puhtast südamest ja Eesti rahva teenimine saab olla auasi. Käisin täna siin majas ringi ja ma võin olla täiesti kindel, et see maja on loonud päästjatele head võimalused sõita kiiresti välja siis, kui on siinsetel inimestel seda vaja. Ajalugu, mis on pea 110 aastat vana ja pärit Kreutzwaldi tänavalt, on tänasega läbi. 3. juulil kolis Politsei- ja Piirivalveameti rõõmus perekond, Lõunaprefektuuri rõõmus perekond just nimelt siia majja, tehes seda läbi linna sireenide ja vilkurite saatel ja mulle tundus küll, et Võru linna rahval oli sama hea meel, vähemalt sama hea meel kui meil endil, kes me seda kolimisprotseduuri ja protsessi läbi viisime. Mul on äärmiselt hea meel, et lõpuks on see maja saanud uue väljanägemise, et see maja on saanud uue hingamise. Mäletan väga hästi seda, kui tulin 2009. aastal siia Lõunapolitsei prefektiks, sellest ajast alates ei ole ühtegi kohtumist Võru rahvaga möödunud küsimuseta, millal me uue maja saame. Nüüd on see teil siis käes, ma loodan, et kõik on rahul. Meil on ehitajale selline kena traditsioon üks maja veel kokku panna ja ehitada ja täpsemalt on see siis linnumaja, nii et head ehitajast. Naised on kogu aeg võrdõiguslikus soovinud. Relvaruumi sisenemine on siis sõrmejäljega. Ja igal ühel on siis oma kapp. Siis hoitakse relvi. Majas on 115 ja 116 kaamerat. Need on täna kainestuskamrid, kus on siis põrandaküte. Kogu suhtlus toimub siis valvuri ja kinnipeetava vahel siis elektrooniliselt. Et kui me siin vajutame nuppu, siis valvuri läheb seal tööle ja kogu asja on võimalik näha järjekordselt sellest
kaamerast. Enam ei ole mingit seda posti teel saatmist või mis iganes, et ongi, et kohe kui sõrmejälg on sees, siis läheb missi otsana? Ei, see läheb Tallinna sinna arhiivi. Siin on napis sõrmejälg, juutide osad. Masin 10 aastat tagasi. Sellest töötab kohe ära ka, kui on. See on väga hea kokkutekst ära panna. On padjad. Midagi paha. Päris korralikult kinni kõik.